Milline on olnud seni kõige inspireerivam idee, mida noored ja siis maailma kohvikus osalejad täna välja jagasid? No ma ütleks niimoodi, et pigem jäänud üks mõte kõlama ja see on selline kogukonna tunnetus siin piirkonnas. Et kuidas meil on siin hea olla, kõik on käe-jala juures. See on võib-olla see üks sõnum, mis on nagu kõlama jäänud. Aga teiseks võib-olla selline väga üks probleemne teema, mis on kuidagi jäänud nagu lauale, et sellist noorsootööd ja seda kõike võib-olla peaks natuke suutma sihtgrupiti piirkonnas rohkem eristada, et need noored tunneks, et nad on päriselt kaasatud. Kus juba mitu lauda on siit läbi käinud, et millised need suurimad väljakutsed on, et millest osalejad nagu rääkisid siin laua taga ja kas pakuti ka mingeid lahendusi? Et kuidas sul praegu tundub pilt, et kui neli gruppi on käinud? Kui tulla tagantpoolt ettepoole, siis liiga palju lahendusi ei ole kõlama jäänud. Noored on kuidagi kinni. Et noortest praegu peab kõige välja kangutama asju, aga siin oli jah, et tuli nagu teemaks, et võib-olla nagu aeg ja selline asi nagu usaldamatus, et põlvkondade vahel on nagu tekib paratamatult nagu usaldamatus ja ka mõistmist ei ole. Aga praegu nendele nagu lahendust nendele probleemidele ei ole nagu osanud kohe siin leida, et võib-olla peaks võtma veel ühe ringi siis tegema ja siis neid hakkama siis nüüd lahendama, et kõigepealt on niisugune, nagu mulle tundub, et praegu on selline kaardistamine pigem. Aga kas on midagi sellist, mis on nagu hästi selgelt ka kõlama jäänud, et mis on nagu hästi, et mis nagu toimib, et mida saab nagu tuua esile? No selles mõttes, et neid üritusi ikkagi on, et seda ikkagi öeldakse, et tegelikult üritusi on piisavalt, et tuuaksegi siin kooliüritustest see tantsupidu tuuakse välja, eks ju siis siin neid küll aga öeldakse, et võib-olla spordiüritusi võiks olla rohkem, mis siis on nagu laiemale publikule ja noh, siin oligi just seesama, et see Väinjärve veepidu, et seal nagu selline vabatahtlikkuse alusel ka said nagu kõik osaleda, kõik sai käed külge panna. Et neid on ja siin nagu just pigem on meenutatud selliseid varasemaid üritusi, et tantsupeod erinevad, siin räägitakse nagu maakonna tantsupeost, aga kunagi olevat olnud ka koerutantsu, oli selline mingi üritus. Tantsupäev, jah? Jah, et selliseid asju toodi välja, jah. Milliseid ressursse ja teenuseid on noored kõige rohkem välja toonud siin kohvikus? Kui sa mõtled teenused, mis nagu olemas on, siis tegelikult me oleme ikkagi jõudnud, et meil on pood, kus käiakse päris tihti ja kasutatakse ka, ütleme siis arstiteenuseid, juuksuriteenuseid, et sellised igapäevased teenused. Aga meil on välja kujunenud sellised murekohad tõesti. Üks sükene noorte arvates põletavam küsimus, probleem on see, et meil ei ole sellist söögikohta, kust käia kas või purksi ostmas. Ja tegelikult ühes vestluspaneelis meil tuli välja ka nagu väga hea mõte, mida ma tegelikult
olen ka varem mõelnud ja oleme siin mõne inimesega arutanud, et kui koeru mingit restorani või sööklite või ütleme söögikohta reaalselt ei anna sellist suuremat teha või kui suuremat, et aga tihtipeale seotakse tänapäeval ju siuksed kiirsöögikohad tanklaga. Et see on tegelikult esmapilgul võib-olla isegi kõige reaalsem variant. Just. Ujula, mida tegelikult ikkagi mainitakse, mida jätkuvalt unistatakse, ma ütlesin, et me oleme juba 30 aastat unistanud, aga me unistame edasi, et ükskord need võivad täituda. Siis ühendused, kooruühendused eelkõige Tallinnaga, ehk siis tegelikult noored, kes on juba siuksed 14, 15 pluss, 16 pluss, siis ja ütleme, et ei ole näiteks võimalust autot kasutada, siis kuigi 15 kilomeetrit eemal on päris normaalne Tallinnaga raudteeühendus, siis sinna saamine ära tulemine on ikkagi probleem. Et siuksed 3 peamist sellist teemat kujuneb välja meil. Mul on selline tunne, et need teemad on ka sellised, mis teisi põlvkondi kõnetavad. Et see, et siin ei olnud midagi ulmelist, vaid need on tõesti sellised vajaduspõhised. Jaa, absoluutselt. Aga üldpildis nagu tundub, et kõige hullem see olukord ei ole. Miks on oluline, et noored kaasa räägiksid oma kogukonnas? No tegelikult ega see on ju selleks, et milleks meie üldse siis toimetame teeme. Et tegelikult, kes see seda elu edasi viima hakkab, sest me peame nagu paratamatult volitama või usaldama noori. Et tegelikult see usalduse küsimus on, kas me suudame nagu kaasata. Need arengud on tegelikult toimunud ka elus nii kiiresti ja muutlikult, et mina näiteks käisin oma lapsepõlves, nüüd ütleme paar aastat edasi, käisin oma vanematega kohviklubis. Et niisuguseid asju täna ei toimugi, ütleme. Seal oli inimesed esinevad, käisid huvitavad inimesed, ansamblid olid laua taga istumine, õpetati tantsimist. Et ütleme, niisugused asjad on nagu ära läinud ja ütleme, teatud asjade puhul, mis kriitilised asjad on, siis mina olen alati usaldanud noori. Et tegelikult andagi vastutust, et ükskõik olgu see korra temaatika, meil alailma oli, näiteks jalgpalli värava võrku lõhkuti ära. Aga poisid, nüüd te panete üles ise ja te ise vastutate ja peale seda mitte ühtegi võrgu lõhkumist. Et nii kummaline ei ole, kui sa oled kaasanud, ütleme, ka näiteks noortekeskuste ehitamise, mis me seal Limmaveres tegime, lammutasid, noored ise käisid seal, kes koolis olid nii kõige arvemad poisid kirjas, aga seal olid nii tublid töötegijad ja toimetajad. Ja kui ta oma kätega seda asja on teinud, siis tegelikult ta hoiabki seda ja ei olegi vaja mingit muret. Kas on hea tunne isana, kui tütar elab, on valinud selle sama kogukonna, kus sinu esivanemad on elanud ja täna lapselaps seda maailma kohvikut eest veab? Mis siis ütleb isa süda, vanaisa süda? No kindlasti ütleb, sest et minu vanaisa ja vanaema olid juba siin ja Võrus ja ema ja isa ja nüüd mina ka aga ma tahaks ühe näite tuua, sest et praegu oli meil just sellest nutimaailmast juttu siin. Et kui me Jüriga veel noored olime, siis rääkimata mobiiltelefonist, siis ei saanud ju tavalise telefoniga maakonnast välja helistada, vaid pidid minema sidekontorisse, tellisid kauge kõne, ootasid, millal öeldi see number ja läksid putkasse ja said rääkima hakata. Mitte nüüd, et võtad taskust välja, lased klõpp. Et aeg on edasi läinud ja ma usun, et noored on ikka tükmaad meiesugustest inimestest. No meie peame leppima selle asjaga, et ütleme, elu lähebki edasi. Me ei tohi kinni hoida, ütleme, et aga see ongi see kui meil oli raske ja nüüd noortel peaks sama raske olema, ei pea olema. See ongi elu mõte, et aeg edasi läheb ja... Tõsi, aga õpetaja Pille kõrvalt kuulab siin, et sina emana ka, et ja siin ka üles kasvanuna, et kuidas sina näed, et milline saab olema see Kueru, see kogukond, kus sinu poeg üles sirgub, et millist rolli sina näeksid, et temal võiks olla siin tulevikus? No ma loodan, et see läheb ikka selliseks üsna aktiivseks see noorte tegevus, et just nimelt selle poole pealt, et noored ise julgeksid ja tahaksid rohkem kaasa öelda ja rohkem kaasa rääkida.
ja võib-olla veel see siia juurde, et me nagu seesama see maailma nii kiire muutumine, et kuna selle tegelikult ega see kiire muutumine, ega see noorele ka kerge ei ole. Tema jaoks on see ka ja siis ma arvan, et see meie roll võib-olla ongi nagu see, et andagi neile need kindlus, et andagi see tagale, et need juured on siin, see turvaline olemine on siin, las see maailm muutu sina koos sellega, aga sa tead, et sul on selline turvaline koht, kuhu tulla, kus olla, sul on teadmised, sul on inimesed, sul on oskused. Et ma usun, et see on selline hästi oluline märksõna ka. Teie rääkisite siin sellist kogukonna sotsiaalse sidususe tugevdamisest, et millised teemad kõige rohkem elevust tekitasid siin laudade taga? Kaardimänguklubi, erinevate oskuste klubi ja koeru ajalooklubi on võib-olla need 3 märksõna, mis võiks kohe homsest hakata koerus käima lükata ja mulle tegelikult väga meeldib, et üsna mitmes grupis on tulnud see rohkem usaldamist teema sisse. Ja kuidas seda saavutada siis? Kas selleni olete ka jõudnud, nende lahendusteni? Ei, me ei ole neid otsinud, tegelikult ütles keegi väga ägedalt, et usaldus saab ju kaotada ainult üks kord. Jah, tõsi. Et miks mitte katsetada? Miks on oluline sellise maailmakohviku formaadi raames saada kokku erinevatel põlvkondadel ja sellist dialoogi pidada? Mida see annab? No selles mõttes kokku peaks tulema erinevad sellised huvigrupid ja vanusegrupid. Et vastavalt sellele me saame siis ka selliseid erinevaid vastuseid. Et oleneb ka muidugi teemast on ja mida me täpselt sealt, mis on see lõppeesmärk meil. Aga tähtis on ka pärast siis kokkuvõtteid teha kõigest sellest. Ja siis kuidagi moodi hakata neid ellu viima. Et siis on nagu selle pointi. Et kui lihtsalt teha maailmakohvik, on jah, tore kokku saada ja tore siin süüa ja aega veeta, aga see lõppeesmärk peaks ka siis olema ja selle poole siis püüdlema, et mis see lõppeesmärk on. Aga kuidas sina saad siis kaasa aidata, et siit täna mõni idee ellu viiakse, õpetajana näiteks? Noh, ma pakun ka ideid välja, mis küsimusi esitatakse ja natuke nagu utsitan neid noori tagant. Ja samas ma natuke nagu tausta ka tean, et kuule, et kui küsitakse, et mis vabatahtlikus organisatsioonides sa oled olnud, siis ma ikka tean, kuule, sa oled ju kodutütardes olnud või et paku nagu, et natuke nagu õpilaste meelde tuletada või neid nagu utsitada nagu ka vastama nende küsimustele, et natuke suunata neid õigele teele. Sest nad vahest ei pruugi sellest küsimusest aru saada. Milline siis on unistuste kogukond? Unistuste kogukond on selline, kus igal vanuserühmal on mingi oma asja ajada. Nagu ne Frank ja Gustav meil siin praegu jooksevad ringi, et neil on oma asja ajada, siis on meie oma noored siin, neil on oma asja ajada, siis meie siin, eks ole, vanemad prouad, meil on oma asja ajada. Aga kui me tuleme kõik kokku, siis meil on üks asja ajada. Nagu et me saame ka ühe asja ajamisega kõik koos hakkama. Et ma arvan, et see oleks unistuste kogukond. Et sul on enda asjad ja siis sul on see ühisosa. Et palun mulle selline kogukond.
meie teema oli siis kogukonna ressursside ja teenuste parem kättesaadavus noortele. Milliseid teenuseid ja ressursse kasutavad noored teie kogukonnas kõige rohkem? Peamised, mis välja tulid, on see, et noored kasutavad kaupluseid ehk siis poode, juuksurit, arstikeskust ja erinevaid iluteenundusi. Koerus on jõusaal, spordiklubi, raamatukogu, pakkeautomaadid, hooldekogu, bussid, infrastruktuur ja toitlustuskohtasi enam ei ole, aga kunagi olid. Milliseid teenuseid ja ressursse noored, millest nagu noored puudust tunnevad, on siis kiirtoidurestoranid näiteks ja kiirtoidukullerid. Palju toodi välja ka ujulad ja vaba aja veetmiskohti noortele. Transport oli ka suur mure, et busse liigub vähe ja väikstel marsruutidel. Teatud spordialasi pole, näiteks boks ja toodi välja veel seda, et Koerus võiks olla korvpalliväljak või nagu Järva-Jaanis on areena ja sisespordi harrastamisvõimalusi võiks ka rohkem olla. Saime teada, et noored saavad kõige rohkem infot kogukonnas toimuva kohta Facebookist, Instagramist, koolist ja sõpradelt. Noorte teadlikkust võiks parandada vallas toimuvast ja kuidas valda juhtida ja ühiskonnaõpetus võiks olla läbi Vaine põhikoolis. Saime teada, et noored lähevad oma ideede ja probleemidega kooli juhtkonna vanemate juurde, arutavad sõpradega ja lähevad noorsootöötaja juurde. Noored tänavad Laurit ka. Nii, teeme ühe aplausi veel Laurile. Nii, kes sobib järgmisena? Meie rääkisime noorte aktiivse osaluse edendamisest kogukonnaelu kujundamisel ja Maribel ja Greteli siis, kui ma midagi olulist unustan teie jaoks, siis tuletage mulle meelde. Aga mis nagu sellised põhilised asjad võib-olla olid, kui me räägime sellest, mis praegu üldse on ja nendest võimalustest, siis tundus, et tegelikult neid võimalusi nagu panustada on tegelikult mitmeid. Et seda saab väga suures osas teha kooli tasandil, see, kuidas sa õpid, kooli esindad, milline sa üldse oma nagu, kuidas sa ennast presenteerid, kui sa oled kuskil väljaspool kooli, et tegelikult see on juba osaliselt see kogukonda panustamine. Lisaks on siin ka õpilasesinduse võimalus, on ju, siis sa saad osaleda igasugustes huviringides, noorte volikogus, on ju, et neid võimalusi on, aga väljakutseteks võib-olla noorte jaoks kõige rohkem on see, et neil tihti ei ole seda julgust oma mõtteid minna rääkima või see jääbki nende enda pähe, võib-olla sõprusringkonda ainult, sest kuidagi ei teata. Ja võib-olla mulle nagu jäi kõlama see, et võib-olla ei usuta, et nende asjadega tegelikult ka edasi minnakse, sest selliseid asju, kus noori kuulatakse, selliseid sündmusi tehakse, aga tihti need asjad jäävadki nagu ainult kuulamiseks ja mõtete väljaütlemiseks, aga sellele ei järgne mitte mingisugust sellist aktsiooni. Ehk siis selle peale tuleks kindlasti mõelda. Samuti see, et noored tegelikult väga tahavad, et neid kuulataks, et see täiskasvanu oleks tema jaoks usaldusväärne, et see täiskasvanu päriselt, kui ta on lubanud, et jah, tule ja räägi meiega, siis ta ka võtab ta positiivselt vastu ja päriselt kuulab ära, mis selle noore mõttes on. Ja kuidagi oma suhtumisega ei näita seda, et see kõik toimub lihtsalt viisakusest. Jah, et me täiskasvanutena, see, et noored praegu panustaksid ja jääksid panustama ka tulevikus, seal on väga suur roll täiskasvanutel, meie enda eeskujul, see, kuidas meie praegu nende jaoks asjadest räägime, nendega oma väärtuseid jagame. See on see, mis paneb nad kunagi siia tagasi tulema, kui nad on vahepeal kuhugi ära läinud. See on see, mis paneb nad julgema oma arvamust avaldama ja ehk siis selle kõige aluseks, et see noor panustaks, on usalduslik suhe, vastastikune lugupidamine. Koerunoored väga ootavad seda, et lõpuks tehakse ära Kossu väljak. Seda ma mäletan, kui mina koeru tulin, oli see juba teema olnud mitmeid aastaid, varsti saab sellest juba väga palju aastaid. Ehk siis teeme nüüd selle ükskord ära. Ja, kas on veel midagi, mis ma unustasin öelda?
Helinoor. No nii, meil olid ka väga toredad ja soojad vestlused igatahes erinevatest teemadest, rääkisime kohalike noorte tulevikunägemusest. Üldse siis võtsime natuke pooleks selle teema, kus me nagu täna oleme ja kus me võib-olla siis tahaksime nagu olla, et kerkis selliseid väga toredaid mõtteid lauale ja võib-olla Penelope siis just noorena teeb siis võib-olla kokkuvõtte, mis tema jaoks sealt kõige olulisemad asjad lauale jäid. No, minu jaoks oli kõige olulisem see, et noortel ei ole sellist kohta võib-olla, kus niimoodi olla. Ja teiseks on söögikoht, sest koerus ei ole mitte ühtegi söögikohta praegu. Ja kuulsime ka nagu vanematelt, et tahaks käia väljas ja olla sõpradega niisama, et mitte kodus olla lihtsalt niimoodi. Mõtlesime ka, et mis tooks noori tagasi siia, kui nad lähevadki näiteks Tallinnasse. Ja siis tuli hästi palju välja, et siuksed ägedad mälestused ja pere ja sõpruskond, et see ongi see, mis toob tagasi maale siia. Lisad nii palju, et hästi meil tekkis nagu huvitav mõtetagi selles, et see teema arutelu läks hästi tihti nagu pooleks. Osad grupid rääkisid väga sellest, et kui me küsime, mis kogukond on, siis tekkis selline betooni arutelu rohkem, et kultuurimaja, et suurem jõusaal võiks olla, ka samas teised grupid läksid väga, viimases grupis meil nagu eriti rääkisime sellest, et kogukond peab olema toetav, turvaline, sõbralik, et selles suhtes need alusväärtused on nagu olulised igatepidi. Aga tõesti see, et see noortel ei ole kohta olla, tekkis meil 5 grupis, ehk igas grupis tuli see teema nagu välja. Eriti veel hästi nagu selle nurga alt, et me kuidagi kogukonnas nendele noortele pakume mingisuguseid võimalusi. Oli seal ka noortekeskuse näide, et väikestele on see mingi mardijooksu võimalus, ja juba suurematel tuli ka mõte, kes tahaks juba seal veepeol või ermitapeol või kus või mis ei ole nagu ka tegelikult päris neile. Just et mitmes grupis oli see 7.–8. klassi noor, kus me tegelikult saimegi aru, et talle sellist head väljundit võimalust, kus temaga nagu päriselt tegeletakse või seda kohta, kus on, ei ole. Ja mitmes grupis me jõudsimegi sinna, et tegelikult sellest 7.–8. klassist tulekski selle noorel kuidagi sabast kinni saada. Ja see vanus on väga oluline, et see kogukonna tunne ja kõik sellele noorele juba sellest hetkest temasse kuidagi idanema panna. Sest et siis on ta lõpuks see noor, kes tahab siia tulevikus tagasi ka tulla. Igatahes ette! Meie teema oli siis põlvkondade vahelise koostöö edendamine kogukonnas. Meil tuli väga palju mõtteid ja liiga palju mõtteid, et siit kõike neid ette lugeda, aga erinevate põlvkondade koostöö on oluline sellepärast, et siis saab erinevaid tarkusi, teadmisi, kogemusi. Sa tead, et noored tahaks saada elutarkusi, rahatarkusi, kuna koolis sellest väga ei räägita, võib-olla ainult majanduses. Ja et sellistest teemadest räägitakse päris vähe. Vanemad tahaks noortele õpetada seda, et elu ei ole tegelikult nii lihtne, kui noorena see tundub ja et peab koolile keskenduma rohkem, kui noored arvavad, et peaks. Ja noored tahaks õpetada vanematele nutiseadmete kasutust. Praegust põlvkondade vahelist koostööd hinnati üsna hästi, aga alati võiks olla paremini. Takistuskohtadeks toodi välja erinev arusaam, erinevad seisukohad, usalduse puudus, mitte mõistmine. Vanematel on palju tööd, ei ole aega. Ja et kogu aeg ollakse perega, õpetajate ja kooliperega koos ja vahest tahakse puhkust ka nendest. Tahetakse rohkem erinevaid spordivõistluseid, tantsuetendusi ja selliseid üritusi, kus saavad kõik põlvkonnad koos olla. Veel toodi välja, et väga aitasid põlvkondade vahelist suhtlust arendada veepidu, inspiratsioonipäev, kõik tantsuetendused, kooliüritused. Toodi välja ka teemäärad, talgud kogukonnaga. Võiks olla veel spordiüritusi, discgolfivõistluseid, koerus võiks oma jaanipäev olla. Võiks olla jälle koeru laulu- ja tantsupäev, söögikohti võiks rohkem olla. Lauamängu õhtuid võiks olla. Jaa, mul ei ole nagu selles mõttes enam nagu detailselt liiga palju lisada. Friida tegi tegelikult väga hea kokkuvõtte. Lihtsalt võib-olla nagu siis, mis mulle endale
kõlama jäi, et see meie teema, mulle tundus, et oli natukene keeruline ja võib-olla just nagu noortele mõista, et põlvkondade vaheline koostöö edendamine kogukonnas oli siis meie teema. Ja kuidagi oli näha, et noortel nagu ei tekkinud seda voolamist selle teema aruteluga. Ja võib-olla tuligi viimasest grupist tuli välja, et nagu ka Priida mainis, et võib tekkida selline vanematega, ükskõik siis kas nagu otsesed vanemad või lihtsalt vanemad inimesed, vanemad noored, tekib selline usaldamatus. Et mulle tundub, et see on nagu probleemiks ja ei ole nagu seda julgust, et noored julgeksid ennast väljendada oma soove, eks, mida nad siis tahavad, et võiks olla teistmoodi või millised siis üritused. Et tuli nagu välja, et iseenesest need üritused kõik on toredad ja neid nagu tahetakse, erinevad üritused, koosolemised, erinevad ruumid, eks ju, kus siis erinevad põlvkonnad on. Aga sealt, et mida siis võiks nagu veel olla või seda initsiatiivi ei tulnud. Ja siis jah, et seal veel mingisugused konkreetsed siis üritused, mis tulid seal välja, et näiteks see viktoriin põlvkondade vahel, ehk siis see, et tekib see, et nagu see on see vana igipõline, et noh, noored ei saa hakkama, eks ju, noored on lollid, täpselt samamoodi vanemad lollid, eks ju, et nemad ei mõista meid. Et siis võiks teha mingisuguse viktoriinide sarja, kus siis on erinevad küsimused, erinevate põlvkondade teemadega, eks ju, et küll vanem põlvkond küsib nooremate käest, et kes on Jaak Joala, eks ju, ja noorem põlvkond küsib vanemate käest, et kes on ei tulegi kohe, aga mingisugune YouTuber, ütleb Nublu näiteks, väga hea, et välja võtsid. Et mingi siukene, eks ju, et siis võib-olla on selline veidi siis siukene hariduslik taust siis sellistel üritustel ja ka mingisugused lauamänguüritused või kaardimänguüritused, et saada lihtsalt siis kokku. Aga noh, seal tuligi jah see, et õhtul, eks ju, meil pole aega ja ma arvan, et see on selline nagu laiem probleem terves ühiskonnas, eks ju, et see aja teema, et noh, miks meil enam aega ei ole, ma ei tea, mul kuidagi tundub, et varasemalt põlvkondadel, vanematel põlvkondadel nagu oli seda aega, aga miks siis täna enam aega ei ole, eks ju, mulle tunduski, et selle meie teema tuli palju selliseid nagu kohti tuli üles või selliseid probleemseid kohti, aga me veel nagu lahendusteni ei jõudnud. Et meie teemat oleks vaja veel lahata jah, et võtta siis järgmine kord ette, et kuidas siis need mured ära lahendada. Ja kusjuures see mälumängu idee on tegelikult meil olnud arutuses ja isegi selle mõttega, et need võiks toimuda erinevates kohtades Koerus, et üks võiks seal telemastis toimuda, et nagu samas nagu avastaks kogukonnas erinevaid kohti ka. Sest millegipärast tundub väga veider, et meil siin väga mälumängu ei harrastata. Mujal Järvamaal küll, Järva Kilb, Triin, sina käid ju osalemas. Koerukaid pole peale sinu, jah? Ei ole, me Matis Tartriku vahel kasvatame, kui meil ja oma küsimusele ei vasta. Et eks siis katsetame, proovime, võtame, et aitäh teile. Mul üks küsimus on. Jaa, küsimus. Et Erik Ots mainisid, et nagu julgus on ära kadunud, et saite te nagu aru ka, et kuhu noorte julgus on kadunud? No see, nii palju kui me arutasime, ma ütlesin, et on lõplik tõden, eks ju, nii palju kui me arutasime, siis noh, tegelikult see tuli ka teistest gruppidest välja, et noh, see väide, eks ju, et noh, noored te olete hukas, eks ju. Aga kuidas me siis sinna hukka jõudsime, eks ju, või kuidas teie või me, eks ju, et tegelikult ju see põlvkond, kes meid kasvatab, siis see on ju meid sinna hukatusse viinud, eks ju. Et noh, tegelikult nagu niimoodi on, eks, ja samamoodi on ka see julgusega, et meil nagu selle arutuse käigus meil korra tuli, et võib-olla see tuleb kuidagi vanematelt, et ambitakse maha mingil põhjusel, see julgus ennast väljendada ja olla nii-öelda, julgus ennast väljendada.
et aga ma ei tea, ma ei oska öelda, mis see tegelik seal põhjuseks on, aga see vist oli see, mis tuli korra ülesse. Et ja noh, nähes neid noori, siis mulle tundub tõesti, et see julgust on nagu vähe ennast väljendada. Aitäh teile! Ma nägin siin sügavaid või ma ei tea, kas kuidud sügavaid, aga ma nägin siin seoseid Triin selle lauaga, mille taga sina olid ja koos Kaisaga olime on ju nii? Tegelikult see Helina, mis ajast pärineb siis tahab, et noored on hukas? Ma üritasin kiiresti guugeldada, aga ma ei leidnud. Ma ei ole üldse nõus ma arvan, et see on mingi see on mingi Vana-Kreeka kellegi, et noh, et see on mingisugune paari tuhande aastase ajalooga lause või oskad sina, Ülle, öelda? Ikka Vana-Kreekast, jah. Jah, et siis et noh, kui vanad kreeklased, mõelgem nüüd mitusada põlvkonda sellest ajast on möödas ja ikka pole me selle hukatusse nahka läinud lõpmatuseni. Meie teema siis oli kogukonna sotsiaalse sidususe tugevdamine. Me tegelikult rääkisime üsna paljudest nendest teemadest, mida ka eelmine grupp, et arutasime neid ja me tegelikult kokkuvõttes leidsime, et ega meil selle sotsiaalse sidususega kogukonnas midagi häda ei olegi. Et kui vaatasime neid koeru märgiüritusi, nii selle maja tantsuetendused kui Väinjärve veepidu või kas või koeru jooks, et noh, tegelikult on need ju need, mis eri põlvkondi seovad ja kus keegi ei tunne ennast kindlasti, et see pole minu jaoks, ma ei hakka kodust välja minema. Ja aga meil tuli väga konkreetselt, meil oli siin väga, ma pean selle küsimuse ette lugema, et kas kogukonnas võib toimuda mentorlus või õppimisprogrammid, kus noored ja vanemad inimesed jagavad oma teadmisi ja kogemusi. Et me tegelikult jõudsime väga kihtide mõteteni, et meil võiks olla näiteks erinevate oskuste klubi. Ehk siis tuleb, ma ei tea, kas või üks teisipäev, kas või Tipi Maika ja räägib teile kõik IS-mootoritest on ja siis ammu ootate. Siis tuleb järgmine kord tuleb Tammiku Jaak ja õpetab, kuidas kalakonksule sõlme teha on ja siis tuleb Aade Mare, õpetab teid kõiki õigesti koroonat mängima on ja siis keegi kindlasti, kelle nime ma praegu ei ütle, teeb maailma kõige paremaid lihapirukaid on ja keegi võib-olla teeb põllupagarist veel paremaid neid on ju. Et kõik need, et ei oleks niimoodi, et oleks et iga teisipäeva õhtu on keraamikaring, vaid et oleks erinevatel teemadel. Siis me saime aru, et kõik uus on ammu unustatud vana, et meil oli see koeru ajaloo teema. Et Uno Aan on kunagi teinud siis seda jalutuskäiku koerus, aga et meil võiks olla ka selline koeru ajalooklubi, et tuleb keegi näiteks koeru autoremondist, räägib, kuidas siis see koeru autoremont siis päriselt toimib. Tuleb keegi, kes näiteks töötas koeru kõrtsis kokana, räägib ausalt välja, mitu suppi ta siis päeva jooksul ikkagi siis valmis keetis, eks. Et meil on väga palju kogukonnas inimesi, kes teavad ju koerust oma vaatenurgast väga palju ja kui me paneks kuulaksime teisi inimesi, siis me saaks väga kihvti koeru loo kokku. Ja siis meil tekkis ka vaimse tervise teema, et siin oli, et mida noored veel tahaksid õppida, et nad tahaksid oma vanematelt ausalt küsida, et kuidas te ellu jäite. Kui vaimsest tervisest mitte midagi ei räägitud, eks ju. Ja siin oli vähemalt üks noormees, kes ütles, et kui vanaema Anne, et ühesõnaga, et tema vanaema Anne võib oma sõbrannadele jagada tema telefoninumbrit ja ta lubas kõikidel lõpetada, kuidas HDMI juhet telekale õigesti taha panna. Selle Anne juurde ma tulen korraks tagasi, kui me hakkasime planeerima, et keda me võiks kutsuda maailma kohvikust, siis oli esimene Kris, sinu vanaema peab kindlasti tulema. Et ühesõnaga see oli ka noori, kes ütlesid, et nad kohe kindlasti ei oleks valmis õpetama nutimaailmaga nii vanad inimesed nagu mina ja Pille.
saime näiteks teada, milliseid siis suhtlusplatvorme tuleks kasutada, on ju, et isegi meil oli väga palju õppida ja väga armas lugu oli ühel tüdrukul, kes ütles, et kuna neil eesti keele tunnis oli kirja saatmise teema, meil oli siin mitu küsimust, et kuidas nad omavahel suhtlete nii paljudes kanalites, aga et vanematega ja vanavanematega pealiselt Messengeris on ju, aga et eesti keele tunnis oli kirja kirjutamise tund ja et tema oma vanaemaga kirjutabki nüüd paberil kirju, paneb posti ja vanaema kirjutab vastu ka, et mõelge, kui äge on ju, kas teist, millal te saite viimati paberil kirja ja kas te üldsegi olete kunagi saanud elus paberil kirja, postkasti läinud ja võtnud sealt kirja. Et see oli väga kihvt mõte. Ja siis, mida mina nagu selles suhtes, mida mina tänasest õppisin ja enda jaoks kirja pani, oli see poliitilise kaasamise teema, et Jüri seda teemat nagu tõstatas, et anda noortele see oma kätega tegemise võimalus, et tekiks see omanditunne, et see oleks meie oma ja see, et kui noored ka mingisuguse idee välja pakuvad, et siis ei saa see kokkuvõttes tulla välja selline, mida noored tegelikult ei tahtnud. Kaisa, kas sa nüüd lisad? Ma ei tea, kas mul on midagi lisada? Kõik on nagu ära öeldud. Triin, sai hakkama siis, jah? Väga hea! Et siiralt tänud kõigile, ma arvan, et sellisena me vist ette kujutasimegi seda, on ju? Et seda pole ammu toimunud sellist ühist arutelu ja selle põlvkonna jaoks, kes täna siin on paljude jaoks, oli see ka esimene maailma kohviku kogemus. Mõelge, mis võib juhtuda järgmisel korral ja ülejärgmisel korral. Me nopime siit üles mõned ideed ja meie projekt liigub edasi, et me tahame panna järgmisel aastal 3 korral meid natukene omavahel rolle vahetama, kasutades improformaati. Me anname teile kõigile kindlasti teada, kui me oleme kuupäeva paika loksutanud, kui me oleme noortega selle aastavahetuse ära tähistanud ja kuidas me siis planeerime järgmist korda koos toimetada. Ja minu arust, kui ma ei eksi, siis oligi esimene teema meil sellised ühisüritused. Et tuleme natukene kastist välja, mõtleme suuremalt ja ma arvan, et kui järgmine kord kokku saame, oleme juba palju tuttavamad ja omavahel ka. Et mis ma tahtsin öelda, et mulle jäi enne Keijo üks öeldu asi nagu natukene kõrvu kõlama, et mis me arutame, nagu kogu aeg me arutame, aga me ei jõua nagu kuhugi. Et tihti on tegelikult noored ka seda välja toonud, et me ju rääkisime sellest, aga midagi ei ole muutunud. Ma lihtsalt koputan nagu kõikide südametunnistusele, et ega sellist tervikpaketti siit ei ole, et kui me noortega kokkuvõtte teeme ja saadame selle info@jarva.ee, jarvavald.ee, siis tulevad kõik need lahendused hakkavad tulema. Need ei tule niimoodi, me kõik peame panustama ja me kõik saame panustada, mis on nagu eriti äge. Ma arvan, et igaüks leidis tänastest aruteludest ühe mõtte, vähemalt ühe mõtte, mida tema saab teha natuke teistmoodi või paremini või kuidas tema saab kaasata näiteks oma eakaaslasi. Ja ma koputan ka siin vanemale põlvkonnale südametunnistusele. Okei, Kirja saab kohal, ma kutsusin, aitäh sulle. Et tegelikult on see hästi oluline, on ju? Et me oleme oma projekti pealkirja sõnastanud nii, et kus on tahe, seal on võimalus. Näitame kõik üles tahet, et soovime teile kõigile imelist jõuluaega ja särtsakat aastavahetust ja kindlasti on aasta lõpus kogukonna poolt siis tuleb ihkame üles, et saate jälle märgata tublisid, tegusaid, erinevaid huvigruppe ja inimesi, saate neid nomineerida ja stardime siis aastal 2025 veel vägevamalt, on ju, ja koostöisemalt. Aitäh, me oleme nii tänulikud.
Yeah.